miks lilled on nii ilusad. Tihe tihnik oli oma täielikus võlus ja väike paks Aleksander ajas oma katkise kahvaga mööda tühermaad liblikaid taga. Kuid asjata, sest liblikad olid sinkjas roosas segupaistelises õhus palju elassemad ja kameelionlikumad kui paks Aleks. Aleksander, tule istu nüüd isa juurde ja sööme ühed juustukuklid, mis ema meile kaasa pani. Väike paks Aleks oli liblikapüügile käega löönud ja seletas isale. Miks me ei võiks minna sinna mäeahelikus peituvasse söekaevandusse? Ära nüüd nii kõike juustu ka ära söö. See teeb paksuks. Võta ikka kuklid ka kõrvale. Puhkame nüüd vaheka jalga ja ma räägin sulle parem sellest, kuidas... Aga Aleks mossitas vastu. Ma olen juba piisavalt kuulnud sinu lapsepõlvest. Ma ei ole enam mingit tita. Ma teen nüüd suurte meeste asju ja sinu lugu teemantitest teavad juba kõik. Ning ta jooksis taas oma kahvaga liblikajahile. Mine pealegi. Ning isa tukastas, pead suurele kivile toetades, kuid siiski poole silmaga oma poja röövretke jälgides. Tegelikult ei olnud see midagi nii röövretk. Nad lasid liblikad alati peale nende tiivult leitud õietolmu kogumist lahti. Isa tegeles aga uurimustööga, mille oli pärinud juba vaarisalt. Nähes poega kahvaga ringi kekslemas mõlgutas isa mõtteid. Kui lilled paljunevad just tänu liblikatele, kes seda õietolmu emaselt taimelt isasele kannavad ja vastupidi, siis peab ju siin ka peituma saladus, miks lilled on nii hinnalised. Kaunid. Aga Aleks, ära kauaks kaugele jää, hakkame varsti tagasi koju liikuma, hüüdis ta pojale järgi, kes aasa veeru taha kadus ning tasa söekaevanduse poole kippus. Tegelikult väike Aleks ei suundunud mäeaheliku poole mitte enda uudishimust, vaid tähelepanekust, et kõik liblikad, keda ta püüab või pigem püüda üritab, lendavad just nimelt vana söekaevanduse poole. Ning järsku näeb Aleks, et mitte 2, 3 ega 7 liblikat, vaid terve 1,5 tosinat ja korraga suunduvad maha jäetud avauses sisse ja kaovad täielletult pimedusse. Neile järele tormanud Aleks leiab end keset hämarust. Vaikne vee tilkumine, rottide nahistamine ning ääretult täidlane tuulekahin. Poiss, kuule, ära ole jalus ja kustuta see tõrvik sealt seina pealt ära. Ja meil on juba ammune aeg. Kas sa ei kuule või sul ei ole silmi, et kustutada see tõrvik? Aleks ehmatas kergelt ning haaras tõrviku. Kas ma tõesti ei märganud seda enne või seda ei olnudki? Ning nägi enda jalge ees roti peret läbisegi vaidlemas. Asi ei ole kindlasti kohe mitte silmades, ega siis silmadega kustutada tõrvikut. Aga kui sa ei näe, mida kustutada, siis on seda kindlasti raskem teha, kui seda nähes. Et siis seda tüüpi loogika, et selleks, et midagi teha, on vaja seda näha. Isegi siis, kui seda ei ole. Sa ei saa ju sellega midagi teha, kui seda ei ole. Aga kui näha, et see olemas on... Vabandage, ega te ei ole siin ühtesid liblikaid näinud, küsis Aleks uurivalt. Nad lendasid siit sisse ja oleksid otse kui kadunud ja ma ei suuda neid enam leida. Aga rotipere ei teinud kuulmagi, nagu nad ei märkakski poisikese kohalolekut ja vaidlesid oma jutuajamist edasi. Kuni Aleksi jaoks muutusid nende sõnad lihtsateks häälikuteks, mis on rottide puhul iseloomulikum kui rääkimine. Ta läks oma tõrvikuga mööda teed edasi ja jättes näkleva rotipere oma asju ajama. Kui teil on oma asju ajada nii, et te mind ei märkagi enam, siis on ka mul enda asju ajada nii, et ma teid enam ei märkagi, tähendas Aleks. Äkki märkab ta hoopis, kuidas temast möödub liblikas, kes sööstab hulga maad eemal seinale. Oota, hüüab Aleks. Ma ei tee sulle liiga ja tormab talle järele. Kuid seinale lähenedes märkab, et seal illutseb hoopis kirka värvispektriga kallis kivi. Saa! Ning veelgi lähemale jõudes ja näppu vastu pannes selgub, et see ei ole midagi muud kui halli karva tolmukihiga söekivikene, mis pudeneb ta sõrmede vahel mitmeks killuks ja hunnik tahmaks. Aga seina sisse jääb auk, millest paistab läbi valgust. Aleks pistab näo vastu seina ning näeb seina taga olevat rohelist aasa, paksu metsa ja palju muudki, mis vähegi värviline või liigutab. Ta ei mõtle kaua ning haarab maast kirka, millega rainub seina sisse just nii suure augu, et ise sealt läbi mahub. Igatahes ei söö ma enam nii palju juustu, tähendas paks Aleks,
kes oli palju vaeva näinud, et enda suurune auk seina teha. Ta silmitses enda käsi ja riideid, mis olid söetahmast lausa süsimustad. Ei no tore lugu küll, nüüd ema kindlasti rõõmustab, et ma nii puhas välja näen. Neid sõnu öeldes või mõeldes nägi, kuidas üle rohelise välja otse tema poole liblika parv lendab. Ai, ärge kõdistage niimoodi, ai, ärge tehke, põikles Alex vastu, kuid liblikad olid tema keha katnud kui värvirüü. Nüüd nägi paks Alex palju ilusam ja värviküllasem välja. Ta kohendas oma uut ülikonda ja sammus edasi. Ta ei saanudki pikalt minna, kui tundis, et tal all krudiseb midagi. See oli tigu. Ai, sa vaata ka, kuhu sa astud, põrnitses limask talle vastu. Oi, andke andeks. Oleksin ma teadnud, et sa nägi Alex tema kõrval veel teist, 3., 4. ja tervet põllutäit tigusid, kes aga ühes suunas roomasid. Et teid siin nii palju on. Oleksin ma üldse teist kaudu tulnud. Imestas Alex, nähes esimest korda nii suurt teokolonni. Aga kuidas te kõik siia saite, kui ma olen siin juba tükk aega jalutanud ja pole veel kellelegi peale astunud? Tegelikult oleme me siin kogu aeg olnud. Sa pole meid lihtsalt märganud. Pead ümbritsevat lihtsalt paremini tajuma ja nägema. Mina olen mööda seda põldu juba nädal aega roomanud ja ühesõnaga ma tahan sulle öelda, et kui ma ei usuks, et päike paistaks iga päev, siis paistaks ta ka kogu terve öö. Naljakas, mõtles Alex. Ma olen ikka arvanud, et päike paistabki kogu aeg, aga öösel paistab ta vahelduseks lihtsalt teisel pool. See oleks ju nii ebaaus, kui siin pool oleks kogu aeg päev ja teisel pool kogu aeg öö. Ei, mina olen käinud seal, kus paistabki päike kogu aeg. Kas ka öösel, imestas Alex. Ei, vastas tigu. Seal ei saa ju olla ööd, kui kogu aeg paistab päike. See tähendab, et kogu aeg on päike ja see tähendab, et kogu aeg on päev. Ai, aga nüüd sa rääkisid ju küll endale vastu, rõõmustas Alex oma tarkuse üle. Ei, aga meil paistaks ka ju kogu aeg päike, kui me ei mõtleks, et meil on öö, oli tigu edasi enesekindel. Alex mõistis, et teoga pole mõtet suurte meeste asjadest rääkida. Keegi neid niikuinii ei mõista, muidugi peale Alexi enda. Aga kuhu te siis kõik roomate, kui see saladus pole? Ei ole, vastas tigu. Tegelikult ei paks Alex pikemat vastust ootama, kuid kuulis eespoolt hüüet kõik see tigu kotta, mis peale muutus kogu tigude kolonn ärevaks ning algas suuremat sorti sagimine ja mõne silmapilgu pärast tuli viimne kui üks tigu oma kojas ja enam ei olnud põllul ühte ainsatki elumärki, muidugi peale Alexi. Aleksander taipas, et ärevuse põhjustajaks oli eemalt lähenev kotkaline, kes oma lennult saatis pilguga üle põllu, et ega sealt midagi süüa pole haarata. Kuid ilma pikemata lendas ta tagasi laane poole. Alexile meeldis see pruuni valgekirju lind väga ja ta jooksis ettevaatlikult jalgu kõrgele tõstes, et mitte tigusid lõmastada üle põllu talle järele.